ja siis tegin ka üsna kohe esimese maksapuhastuse, 2 kuu pärast teise, siis ma sain põhimõtteliselt 2 kuuga terveks, et see muutus tuli tegelikult nende 2 kuuga, kus ma jätsin ära selle niinimetatud hukutava kolmiku. Ütleme, et see siis arusaamine, mida ma vähemalt proovi mõttes proovisin, mis seal oli siis selles raamatus, niinimetatud meditsiinimeediumi raamatus, oli see, et nende salapäraste haiguste taga, mis tänapäeval inimestel on, autoimmuunhaigused ja need haigused, mida nagu meditsiin ravida ei oska, nende taga on tegelikult varjatud viirused meie kehas. Sellised eluaegsed viirused, mis on võib-olla saadud juba võib-olla sündides või siis elu jooksul, kõikvõimalikud 10 erinevad herpesetüved ja 10 erinevad HPV, ehk see on siis papilloomviiruse tüved, siis EBV, Epstein-Barri viirus ja nii edasi, et sellised eluaegsed kaaslased, mis ei tee midagi sellist kohutavat suurt, et ma nüüd jooksen EMO-sse, aga just niimoodi tasapisi hakkab nagu. Ja hakkab siis, kui nendel on sobiv keskkond ja viirusele on sobiv keskkond siis, kui ta saab ühelt poolt sobivat toitu ja teiselt poolt on seal võib-olla ka immuunsüsteem nõrgenenud, et immuunsüsteem ei jaksa enam sellega toime tulla. No, ja siis et sobivad toidud viirusele siis ongi põhiliselt on siis neid 3. Et lihtsalt piisab, et neid mitte osta poest.